Tervist, härra kirjeldusmeister, kutsusite? Proua kantsler, ma olen teile juba tükk aega rääkinud, et selle Tammsaare Tõe ja õigusega tuleb midagi ette võtta. 10 paksu köidet maamatside elus. Lolliks võib minna. No ma olen seda ikka edasi lükanud. Mul hakkas Vargamäe krõõdast kahju. Järsku sureb nälga. Ei no Vargamäe krõõt oleks surnud enimei. Tassib rasket söögi ämbelt sigade. Kus on soovoliniku silmad? Kuulge, ma vaatan, et te olete selle Eesti rahva tõe ja õiguse juba üsna hobukeseks ära katkunud. Kõik kuva pabeli lehti täis. No mis sellele Eesti rahvale ikka nii väga vaja on? Nii hea, kui jaksavad oma eurosendidki kokku lugeda. Nii loevad Delfi sukasaidist ainult pealkirju. Ja, aga miks te sellele Kassiaru jaskale kinga ei andnud? Kassiaru jaska peale minu hammas ei jauta. Nii kui midagi on, tormab kohe Toompeale. Peaministrile koedama. No igatahes Vargamäe krõõt tuleb raamatusse alles jätta. Ta tõi mulle eile arsti juures tõendi, et on rase. Nalja teete või? Mis nipiga? Tammsaare teostes pole seksi ollagi. No, mina arvan, et siin on nagu alati mängus. Nipernaadi. Aga kutsuge Vargamäe perenaine siia, las ta ise selgita. Reili sekretär, kutsuge palun minu juurde proua Vargamäe krõõt ja las võtab sauna Mari ka kaasa. Tervist, proua krõõt. Istuge palun. Meie andmetel olete te oma Andruse teadmata natukene untsu teinud. Andres petab mind. Kellega? Sauna Madisega. Sauna Madisega. Alles nad olid omavahel suures tülis. Kas sina, Sauna Mari, tead sellest midagi räägid? Miks ma ei tea? Orupearu hakkas eelmine suvel kliimapastoriks. Andres ja Madis viskasid oma kraavi kaevamisel labidalt minema ja kõndisid terve suve nagu kaksikud Orupearu sabas. Ja edasi? No mina ka täpselt ei tea, kuidas see Pearu nad niimoodi ära tinistas. Aga Orupearu ütles, et iga põllulapile pannakse tuule tegemise veski püsti ja see hakkab tuult jakatama. Sellest antab see igale perele suured raha. No ja siis tuli Rootsist see suur paks vana Lindgreni Karlsson ja ütles, et propelleri patent on tema oma ja et kõik suured ja väikesed tuulikud, mis te seal Eestimaa põldudele püsti ajate, on tema oma. Vot nii ütleski. Jah, see Karlsson käis meie saunas ka koos oma maja Sokuga ja ütles,
mingit raha ei ole ega tule ka. Ükskord aastas antakse moosi kukleid ja kogu moost. Lapsed olid nii rõõmsad selle üle. Aga mina tahtsin küll silmad peast välja nutta. Meil oleks seda raha nii väga vaja olnud. Sauna aknad ei pea üldse talvel külma kinni. Ja meil hakkab leina jahu otsa lõppema. Ja tööd on nii palju, et armastus ka hakkab otsa lõppema. Kuidas me nüüd siis lahendame selle probleemi? No minu igatahes on üks lahendus olemas. Või nii? Kuulge, see oli päris hea mõte. Teate, ma arvan, et soliidne oleks ikka Tammsaare käest ka luba küsida. Tammsaare on surnud. Millal see siis juhtus? Kuula nüüd, Vargamäe Krõõt, mis mina sinule räägin. Sina oled meie rahvuslik uhkus ja sind me nälga surra ei lase. Meie lugupeetud peaministril tuli selline kuldaväärt idee. Mis oleks, kui me teeksime sinna teie Vargamäele rahvusliku toimetuleku muuseumi. Eesti rahvas on viimasel ajal väga palju vinguma hakanud. Mitte millegagi ei ole rahul. Õieti on nad ennast juba päris üksatuks ära vingunud. Ja sina, Krõõdakene, hakkad seal näitama, kuidas vanasti inimesed elasid. Mitte mingisuguseid autosid ei olnud olemaski. Kui tahtsid kusagile sõita, siis istusid hobuse kärusse. Muidugi kui raha oli, et hobust sai liisida. Burgerite sisse pandi aganaid ja ohakaid. Et lapsukesed nälga ei sureks. Ja mitte mingisugust elektrit ei olnud olevaski. Nii kui õues pimedaks läks, hakati hoogsalt lapsi tegema. Nii et sinust, Krõõt, me teeme nüüd rahvusliku toimetuleku muuseumi direktori. Äkki saame sellele Eesti rahvale veel päikset pähe panna. Mis sa kostad selle peale, Krõõt? Oi, proua, ma olen nii õnnelik. Aga teate, äkki te saate saunamarile ka miskit tööd anda. Ma ei taha, et ta jälle neid oru peaaegu vanu pükse hakkab lappima. Aga muidugi, saunamari võib seal hakata kiirendama, väärtustama, subsideerima ja muidugi tõhustama. Nii palju kui tahab. Oi, ma tänan, armuline proua. Ma kohe suundeks teie kätt heast meelest. No minge nüüd, Vargamäe naised. Lööge seal Vargamäel kõik need hallitanud ja kopitanud nurgatagused särama. Ja muidugi puhake ennem kaasest see õige töö. Nüüd alles hakkab. No minge nüüd, vutt. No nii, selle asjaga on nüüd ka korras. Ma mõtlesin kohe, et Krõõt on üks väga hea kandidaat, kes see teine veel tänapäeval tööd viitsib teha. Ma vaatasin, et mõlemad naised on veel täiesti säilenõkked. Pihlaga
kodukandidaadid ei ole nad veel kaugeltki mitte. Ainult ühest asjast ei saa ma aru. Pärast need tulemused vaesed on. Aga härra minister, mida teie ise viimati seda Eesti rahva tõde ja õiglust lugesite? Ei teagi nüüd täpselt. Mul ei ole pingelise töö kõrvalt aega väga palju raamatuid lugeda. Ma loen luuletusi. Näiteks Juku Liiv on väga hea isamaaline luuletaja. Tal on väga head haikud. Härra kirjandusminister, te tahtsite öelda vist Juhan Liiv. No mis seal vahet on? Ühed Jukumalled kõik. Aga härra minister, mul on teile praegu kahtlemata üks preemia vääriline idee. Mis oleks, kui me korraldaksime kõikidele kirjandusministeeriumi töötajatele koolituse motivatsiooni tõstmiseks. Tõe ja õiguse teemal muidugi. Saaremaal avati hiljuti üks väga uhke spa-hotell vanas mõisa äärderis. Kui me nüüd siit raamatutest veel kedagi ära kooldatud saaksime, siis oleks rahalised vahendid selleks täiesti olemas. Ega siis meie ministeeriumi töötajad nendest Eesti Energia ja RMK metsalistest viletsamad ei ole. Muud ei ole seal kui üks tänu ja motivatsioonikralle teise otsa. Ja eriti soliidne oleks, kui Tammsaare ise tuleks ja koolitaks. No see Tammsaare on nüüdseks juba küll surnud. Teate, ma olen tänasest tööpäevast kohe täiesti väsinud. Aga varsti peaminister jälle helistab ja küsib, et no kaugel see meie kirjandusministeerium ka oma koondamiste ja kärbetega on. Noh, aga võtame siis selle Oskar Lutsu Kevade. Mina koondaksin siit ära selle Johannes Arniel Kiire. Saatsime ta suurte eurorahadega Venemaale mõisavalitsejaks õppima. Ja mis sellest välja tuli? Kõik uhked orjaaja residentsid siiamaani puha varemetes. Ja mina teen ettepaneku koondada ära õpetaja Laul. Täiesti kahtlane vend. Kutsub vahetunnis koolipoisse enda juurde kabinetti eravestlusele. Käsid need püksid, see tähendab püksid taskud, pahupidi pöörata. Kas pole mitte nagu imelik? No, selge. Johannes Arniel Kiir ja õpetaja Laul lähevad koondamisele ja rajateele asja arutame juba järgmisel koosolekul.